Tervitan kõiki sisekoolituse juubelikonverentsil, kohalolijaid ja meid veebiteel jälgijaid. Nüüd on kõik ilusti kohale ka jõudnud ja mul on rõõm teid siin näha ja mul on suur rõõm ka nende osalejate üle, kes jälgivad meid veebiteel. Sisekoolituse konverents on sisekoolitusvaldkonna aasta tippsündmus ja see toimub juba 10. aastat. Samuti selle ürituse raames me kuulutame välja 10. korda pidulikult aasta sisekoolitaja ja 4. korda teeme seda 2 kategoorias. Esiteks sisekoolitaja, kes koolitab oma põhitöö kõrvalt ja teiseks sisekoolitaja, kelle põhitööks ongi oma inimeste koolitamine oma organisatsioonis. Mina olen Jaana Liigand-Juhkam ja tegelikult, kui te loete päevakava, siis peaks minu asemel olema siin Kadri, aga Kadri jälgib meid samuti täna veebiteel, nii et tervitused Kadrile ja proovin olla temale siis vääriline asendaja. Meil on plaanis 8 ettekannet ja palju toredaid esinejaid ja huvitavaid teemasid. Samuti loomulikult 2 kohvipausi ja 1 lõunapaus, mis toimuvad meil siinsamas kohe foajees meie konverentsiruumi taga. Meie veebiosalejad veedavad oma kohvipausid ja lõunad oma meeldivate vahepalade seltsis. Nii et igal ühele loodame ka mõnusaid pause ja väikeseid vestlusmomente meie ettekannete vahel. Samuti palume kanda turvavarustust ehk siis maske nii palju kui võimalik ja mitte küll kohvirüüpamise ajal, aga ka pauside ajal siis hoida distantsi ja see annab meile kindluse, et järgmised konverentsid toimuvad juba kohapeal oluliselt suurema publikuga ja me saame sellest viiruse olukorrast kiiresti jagu. Teil on materjalide vahel ka tagasisidelehed ja tagasisidet palume korjata kogu ürituse jooksul, et viimaste ettekannete aegu me sooviksime neid tagasi saada, kuna tagasiside andjate vahel toimub ka loosimine. Ja me loosime tagasiside andjate vahel välja 2 raamatut Äripäeva kirjastuselt. Esimene raamat on pealkirjaga Millal ja selle autor on Daniel Pink. Ja Daniel Pink on populaarne autor ja seekord ta kirjutab sellest, kuidas kõik sõltub õigest ajastusest. Nii et see on esimene loosi raamat ja teine loosi raamat on Juht kui treener. Juht kui treener on 3 autori poolt, Karen Whittleworth, Andrew Gilbert ja Jenny Rogers, 3 autori ühistööna valminud raamat, mis räägib sellest, kuidas inimesed soovivad ennast teostada ja kuidas juhtidel on võimalik neid selles küsimuses aidata. Lisaks, nii et tagasisidet tasub täita, on Kingivabriku poolt välja loosida 3 termoskruusi ja samuti 3 Eesti sisekoolituse arendamise liidu tassi. Kahjuks ma pean küll ütlema, et loosis saavad osaleda kohalolijad, aga küllap edaspidi me mõtleme ka teisi tehnilisi lahendusi, nii et saaksid osaleda ka need, kes osalevad eemalt. Aga sellegipoolest, kes osalevad ka eemalt, kui te soovite anda konstruktiivset ja kasulikku tagasisidet, et sellisel juhul peale konverentsi saab seda ikka teha. Ja muidugi, nagu juba ilmselt on aru saada, terve meie konverents filmitakse ja pildistatakse, nii et olge selleks valmis. Mina igal juhul olen ja ma näen, et kaamerad töötavad. Nii et selline väike täiendus ka veel. Ja nüüd ma arvan, et me olemegi jõudnud selleni, et
me kuulame oma esimest ettekandjat. Meie esimene ettekandja on Dmitri Volov. Tema on koolitaja ja konsultant. Ja ta on töötanud väga paljudel olulistel ametikohtadel panganduses ja erinevates tööstusettevõtetes, müügidirektorina, turundusdirektorina, ärijuhina. Tal on konsultatsioonifirma DVSB Consulting ja ta on tegutsenud konsultandi ja koolitajana peaaegu 20 aastat. Ja tema teema, millega me siis täna alustame, on, miks on vaja inimeste arengut toetada ja nendesse investeerida. Et koolitajatelt küsitakse ju sageli, et mis kasu see teie tegevus toob. Ja on sellel ikka mõtet, on seda ikka vaja. Ja Dmitri vastab nendele küsimustele oma ettekandes ja pärast me saame küsida temalt ka küsimusi. Küsimusi saavad küsida nii kohalolijad kui veebis osalejad, nii et kuulake tähelepanelikult, kindlasti on tulemas väga huvitav ettekanne ja küsime siis pärast erinevaid küsimusi ja naudime ettekannet. Aga palun, Dmitri, lava on sinu. Aitäh!